Tervist! Kas sa teadsid, et kulla hind on praegu liikumas, täiesti uskumatutes kõrgustes? Läheneb $3700 untsi eest. Jaa, see on päris pöörane. Jaa, ja see tähendab, et ainukese sel aastal on hind kerkinud ligi 40%. See teeb sellest parima aastase tõusu alates, 1979. aastast. 40 aastat, jaa. See on pikk aeg. Üle 40 aasta. Ja kuigi mõned targemad investorid, võivad hakata kasumit võtma, eriti arvestades Föderaalreservi neid ettevaatliku intressikärbete plaane, siis huvitaval kombel ei kiirusta keegi veel ütlema, et see ralli nüüd läbi saab. Tõsi, see optimism on kuidagi käega katsutav. Just, sellest me täna räägimegi. Uurime sinu jaoks lähemalt, mis seal kullaturu telgitagustes toimub. Kasutame selleks materjali kullaralli ja investori strateegiad. Just. Miks see kuld ikkagi nii kõvasti tõuseb, mida need suured nimed teevad, Ray Dalio, pangad, ja mis see laiem tähendus on? Sinu jaoks. Okei, arutame selle lahti. Täpselt. Meie eesmärk ongi võtta need allikad ja noppida välja need kõige olulisemad teadmised, et saaksid pildi selgeks. Vaatame numbreid, soovitusi. Ja seda laiemat majanduslikku konteksti ka, mis tegelikult toimub. Alustame siis sellest üldisest meeleolust. Nagu mainisin, see on üllatavalt positiivne, eks ole? Arvestades, et hinnad on juba nii kõrgel. Just, keegi ei taha nagu pidurit tõmmata. Võtame näiteks Prantsuse suurpanga Société Générale. Nemad on oma portfellis kulla osakaalu tõskud. Maksimumini. 10%-ni lausa. 10%, see on päris palju mitme varaklassi portfellis. See pole mingi väike positsioon enam. Just, see on päris julge samm. Absoluutselt. Ja nad pole ainsad. Mis siin paaluv on, vaata näiteks Ray Daliot. Legendaarne investor. Bridgewateri asutaja, jah? Tema soovitas hiljuti foorumil, et ka investorid võiksid kaaluda vähemalt 10% kullas hoidmist. Jälle see 10%? Jah, või siis Morgan Stanley investeerimisjuht Mike Wilson, tema räägib praegu huvitavast 70-20-20 jootusest. 70 aktsiat? Jah, 70 aktsiat, 20 kuld ja 20 riigivõlakirjad. See 20% kullale on samuti, päris märkimisväärne osa. Need on tõesti suured nimed ja suured protsendid. Aga kas need soovitused 10% või isegi 20% on pigem erandid või peegeldavad need laiemat trendi? See on väga hea küsimus. Kui palju kulda üldse maailmas finantsvarana hoitake? Jah, see panebki asjad konteksti. Vaata, Maailma Kullanõukogu andmetel moodustavad kõik maailma kullavarud, ehted, investeerimiskuld, keskpankade reservid, kõik kokku praegu vaid umbes 2% kogu globaalsest finantsvarast. Ainult 2%? Jah, 2%. See on kaduväike osa võrreldes aktsiate ja võlakirjadega. Ussa! See tähendab ju, et kui isegi väike osa investoritest otsustaks järgida neid Dalio või Wilsoni soovitusi. Täpselt. Ja liigutaks kas või paar protsenti oma varadest kulda, siis sellel oleks turule tohutu mõju. Absoluutselt. See 2% näitad, kui suur potentsiaalne nõudluse kasv võib ees seista, kui investorite meelsus laiemalt muutub. Isegi väike liigutus tähendaks massiivset raha juurdevoolu suhteliselt piiratud turule. See võib hindu veelgi kergitada. Huvitav. Ja siin on veel üks detail, mis on päris intrigeeriv. Vaatamata nendele rekordhindadele on kullaga tagatud ETF-ide ehk börsil kaubeldavate fondide varade maht. Need, mida tavainvestorid saavad osta. Just need. Nende maht on endiselt allpool 2020 aasta tipptaset. Oot, see on küll veider. Hind tippus, aga ETF-idesse pole raha nii palju tulnud kui varem. Kuidas see võimalik on? Kes siis ostab? Vot see ongi üks praeguse turu mõistatusi. See viitab sellele, et võib-olla pole see ralli niivõrd jaeinvestoreid, tavalise inimeste ostuhuvist tingitud. Vaid pigem suuremad tegijad, institutsioonid, keskpangad. Just. Võib-olla nende ostud, mis toimuvad vähem läbipaistvalt kui ETF-ide kaudu, või ostetakse rohkem füüsilist kulda. See tekitab küsimus, et kas jaeinvestorite laine on alles tulemas. Et nad märkavad, et rong juba sõidab. Jah, midagi sellist. See ebakõla hinna ja ETF-voogude vahel on kindlasti asi, millel tasub silma peal hoida. Väga huvitav nüanss tõesti. Aga see viib meid kenasti küsimuseni, et mis siis ikkagi paneb neid investoreid suuri või väikesi praegu kulda ostma, isegi kui jaeinvestorid pole veel täiega pardal?
Noh, allikatükki omad, et peamine motivaator on see vana hea soov oma rikkust kaitsta. Ja siin läheb asi tõeliselt huvitavaks, sest keskseks mureks paistab olevat inflatsiooni oht. Aga mitte lihtsalt tavaline inflatsioon, vaid see, mida toidab aina kasvav valitsusvõlg. Just, see pole enam ainult teoreetiline hirm, numbrid on päris, kainestavad. Vaatame näiteks USA'd, mida allikas esile toob. Okei. Ainuüksi selle eelarveaasta puudujääk on paisunud juba $2 triljoni võrra. 2 triljonit. Jah. See on raha, mida valitsus kulutab rohkem kui maksudena kogub. Ja liigi kogu võlg on kerkinud üle $37 triljoni. Need on nii suured numbrid, et raske on isegi ette kujutaba. 37 triljonit. Need näitavad trendi. Valitsused laenavad ja kulutavad aina kiirenevas tempos. Aga kas see on ainult Ameerika mure või on see laiem? See globaalne nähtus. Seda allikad ka rõhutavad. USA numbrid on suured, aga sarnane trend on näha paljudes arenenud riikides. Kasvavad puuduläägid, paisuvad võlad. Just. Pandeemiakulud, energiakriisid, sõjalised kulutused, vananev elanikkond, kõik see paneb valitsuste rahakotile tohutu surve. Ja ajalooliselt on sellised võlakoormad tihti viinud, millega? Inflatsiooniga. Jap, kas kõrgema inflatsioonini, kus raha väärtus väheneb, või muude ebameeldivate tagajärgedeni. Okei, globaalne võlakoorm kasvab, aga kuidas see siis täpselt kullahinnas kajastub? Mis see seos on? Kui me ühendame selle suurema pildiga, siis see seos on tegelikult päris otsene. See kasvav võlakoorem ja hirm tagajärgede ees õõnestab usaldust traditsiooniliste valuutade vastu, nende fiat-valuutade vastu. Valitsuste poolt tagatud valuutad, eks ole. Täpselt. Inimesed ja institutsioonid hakkavad otsima midagi käega katsutavamat, midagi, mille väärtus ei sõltu poliitilistest lubadustest või keskpangade trükipressidest. Ja kuld on ajalooliselt olnud see peamine alternatiiv. Ongi. Nii et see pole ainult dollari teema siis. Absoluutselt mitte. Ja see on ülioluline punkt, mida allikad rõhutavad. Kulla hind ei ole rekordtasemel ainult USA dollari suhtes. Aha. See saavutab uusi tippe praktiliselt kõikide maailma peamiste valuutade suhtes. Kanada dollar, Briti nael, euro, Jaapani jeen, Austraalia dollar. Kõigi suhtes? Kõigi suhtes. Wow. Ja. Näiteks Kanada dollari eest peab praegu untsi kulla eest maksma üle $5000. See näitab selgelt, et tegu pole niivõrd ühe konkreetse valuuta, näiteks dollari nõrkusega, vaid millegi sügavamaga. Just. See on laiem usalduse vähenemine kogu praeguse rahasüsteemi vastu. Investorid üle maailma kahtlevad oma kodumaiste valuutada pikaajalises ostujõus. See on see signaal. See on tõesti võimas signaal, kui kuld on rekordkõrge kõikjal, aga lisaks sellele globaalsele võlamurele mainisid allikad veel üht tegurit. See, mis paneb investoreid alternatiive otsima eriti USA dollari jaoks. See oli vist seotud Föderaalreservi ehk USA keskpanga iseseisvusega. Mis mure seal täpsemalt on? Jah, see tõstatab olulise küsimuse. Nimelt kasvab investorite seas mure, kui sõltumatu suudab Föderaalreserv tulevikus oma rahapoliitilisi otsused teha. Eriti just poliitilisest survest lähtuvalt. Et poliitikud hakkavad liiga palju sekkuma? Nojah, ütleme nii. Praegu on Fed küll valinud sellise üsna leebe intressimäärade langetamise tee, et majandust pehmelt maandada. Aga mõned analüütikud, keda allikas tsiteerib, juhivad tähelepanu võimalusele, et tulevikus võidakse Fedi survestada intresse langetama isegi agressiivsemalt. Isegi kui majandus seda tegelikult ei nõuaks. Just. Miks nad seda kaartavad? On mingeid konkreetseid põhjuseid? Peamine tähelepanu on pööratud aastale 2026. Kui järgmiseks USA presidendiks peaks saama Donald Trump, siis ta saab oma ametiajal määrata Fedi juhatuse mitu uut liiget. Ja kardetakse, et need liikmed on siis lojaalsemad presidendile. Just, et nad võivad olla lojaalsemad presidendi soovidele kui Fedi traditsioonilisele mandaadile, mis on hinnastabiilsus ja maksimaalne tööhõime. See potentsiaalne politiseerimine tekitabki ebakindlust Fedi tulevase kursi suhtes. Kas selle kohta on juba mingeid märke ka näha olnud? Või on see praegu ainult teoreetiline oht? Allikas toob ühe konkreetse näite. Hiljutine Föderaalreservi rahapoliitika komitee FOMC hääletus. Jah. Seal otsustati jätta intressimäärad muutmata. Aga sellele otsusele oli üks vastuhääl.
see kuulus Steven Miranile, Kes on? kelle Trump oli varem oma ametiajal juhatusse nimetanud. Ja Miran ei hääletanud vastu mitte sellepärast, et ta tahtnus karmimat joont, vaid vastupidi. Tahtis veel rohkem langetada. Täpselt, ta pooldas hoopis jõulisemat 50 baasipunktilist intressimäära langetamist. Ehk siis 0,5% suurust kärbet. 0,5% korraga. See oleks päris agressiivne oldud, jah. Väga. Ja kuigi see oli vaid üks hääl, siis mõne analüütiku jaoks on see märk. Märk sellest, kuhu Fedi poliitika võib tulevikus kalduda, kui juhatusse peaks tulema rohkem sarnaselt meelestatud liikmeid. Ja siin Maulina rõhutada ja allikas teeb seda samuti, et me esitame neid fakte neutraalselt. Me ei väida, et nii kindlasti läheb. Lihtsalt kirjeldama neid tähelepanekuid ja muresid, mida turuosalised arvesse võtavad. Just. Need võimalikud poliitilised mõjud rahapoliitikale ja ainuüksi üks see ebakindlus Fedi tulevase iseseisvuse ja kursi suhtes võib olla täiendav põhjus, miks otsitakse turvalisemat sadamat, näiteks kullas. Sest kuld ei ole ühegi valitsuse või keskpanga kontrolli all. Täpselt nii. Nii et isegi see aimdus või kahtlus tulevase poliitilise surve osas võib juba praegu turgu mõjutada. Jaa, finantsturud vaatavad alati tulevikku, üritavad riske ette hinnata ja potentsiaalne keskpanga iseseisvuse vähenemine on paljude jaoks suur risk. See õigustab alternatiivsete varade hoidmist. Selge pilt. Oleme nüüd rääkinud rekordhindadest, suurinvestorite soovitustest, meeletust riigivõlast ja muredest keskpanga sõltumatuse pärast. Niisiis, mida see kõik tähendab sinu jaoks, kuulaja? Kuhu see turg siit edasi võiks liikuda? Kristallkuuli meil muidugi pole, aga analüütikute konsensus, mida allikas peegeldab, on see, et vaatamata võimalikule lühiajalisele volatiilsusele, sest nii kiire tõus ei saa igavesti kesta, eks? Just. Mingi konsolideerumine või isegi korrektsioon on alati võimalik, aga see investeerimisnõudlus kulla järele jääb tõenäoliselt tugevaks. Muster on olnud, et langused ostetakse ära. Jah, viimase 3 aasta muster on just selline olnud. Iga suurem langus või paigalseis kiputakse üsna kiiresti ära ostma. Ja need põhilised alusjõud, millest me rääkisime. Kõrge võlatase, inflatsioonihirmud, ebakindlus rahapoliitika tuleviku osas. Täpselt. Need tegurid ei paista niipea kuhugi kaduvat. Ja seni, kuni need mured püsivad, toetavad need tõenäoliselt ka kulla hinda. Võtame siis korraks need peamised punktid kokku. Esiteks, kulla hind on teinud täiesti erakordse tõusu, uued rekordid paljudes valuutades, parim aasta tootlus aastakümnete jooksul. Jah. Teiseks, suured ja mõjukad investorid on endiselt väga positiivselt meelestatud, soovitavad isegi märkimisväärselt suuri osakaale kullale, kuigi globaalselt on kulda finantsvarana ikka veel vähe. Jah, ja kolmandaks, selle kõige taga on sügavamad ja laiemad mured. Peamiselt hirm kasvava globaalse riigivõla ja selle võimalike tagajärgede ees. Inflatsioon, valuutade ostujõukadu. Ja neljandaks, otsitakse alternatiive USA dollarile ja teistele fiat-valuutadele. Osad kahtluste tõttu keskpankade, eriti Fedi, tulevas iseseisvuse ja poliitilise kursuse osas. Kuld toimib palju veaks selles ebakindlas maailmas justkui kindlustuspoolisina. See on hea võrdlus. Kindlustuspoolis. See peegeldab laiemat ärevust mitte ainult finantsturgude, vaid kogu globaalse majanduskorra ja rahasüsteemide pikaajalise stabiilsuse pärast. Täpselt. Aga miks see kõik sulle, kuulaja, korda peaks minema? Eriti kui sa pole kunagi mõelnudki kulda investeerida. Sest need teemad riigivõla jätkusuutlikkus, inflatsiooniootused, keskpangade poliitika ja selle võimalikud poliitilised mõjutajad, need ei mõjuta ainult kulla hinda. Need mõjutavad kogu majandust. Just. Need on fundamentaalsed jõud, mis kujundavad kogu majanduskeskkonda, milles me elame. Nende mõistmine aitab sul paremini aru saada laiematest trendidest finantsturgudel, intressimäärade liikumisest, valuutakurstest, isegi poliitilistest debattidest äälväru üle. See on osa suuremast pildist. Jah. See puudutab sinust säästude väärtust, laenude hinda, riigi majanduslikku tulevikku. See on kontekst, mis aitab sul olla informeeritum kodanik ja teha paremaid otsuseid oma rahaasjades, sõltumata sellest, kas sa kulda ostad või mitte. Täpselt nii. See on nagu ilmaennustuse jälgimine. Sa ei pruugi ise purjetada, aga teadmine, kas torm on tulemas, aitab päeva paremini planeerida. Ja lõpetuseks, nagu ikka, jätame sulle ühe mõttearenduse, mis lähtub kuuldusest, aga viib selle ehk sammukese edasi. Arvestades seda, kui palju me täna rääkisime riigivõlast ja just sellest potentsiaalselt poliitilist mõjust keskpankadele. Need võimalikud Trumpi-aegsed määramised Föderaalreservi tulevikus. Just.
siis tekib küsimus, kui suureks jõuks võib muutuda pelk taju või ettekujutus sellest, et keskpankade iseseisvus on ohus. Et kas see usk iseenesest võib juba turgu liigutada? Täpselt. Kas see uskumus iseenesest isegi enne, kui midagi väga konkreetset juhtub, võib saada peamiseks mootoriks, mis paneb raha liikuma alternatiivsetesse varadesse nagu kuld? Ja kas see trend võiks jätkuda ja isegi süveneda, olenemata sellest, mida lühiajaline inflatsiooninumbrid näitavad? Teisisõnu, kas usaldus keskpankade vastu on muutumas olulisemaks teguriks kui hetke majandusnäitajad? See on midagi, mille üle võid iseseisvalt edasi mõtiskelda.